osalesid sellel esimesel koolitusel, samuti rääkisin efektiivsest AI-st igapäevatöös. Ja teise küsimusena sinna juurde kohe uurin, kas te panite midagi ka kohe töösse? Kas oli mõni element selles koolituses, mille puhul te tundsite, okei, ma tahaks seda katsetada, ja päriselt ka läksite ja katsetasite ära. Jällegi ma olen ülitänulik, kui te mulle sellest märku annate, siis ma tean, millised teemad kõnetasid natukene rohkem, mida sai katsetatud ja mille juurde me täna edasi liigume. Endast veel nii palju, nimi mul Marju, olen olnud turundaja terve täiskasvanud elu, ehk siis praktiseerin ise igapäevaselt turundust, aga lisaks teen siis koolitusi nii turunduse kui AI alal ja täna natukene laiemalt, et ei ole ainult turundajatele mõeldud see koolitus, nüüd laiemalt räägime, kuidas siis efektiivsemalt töötada. Nii, ma korraks tulen, hüppan chatti, vaatan, mis vastused teil siit tulevad. Osalesid Notebook LM oli mõnele uus asi ja väga hea. Mul on kirjas, teil osalejaid oli päris palju. Mul on nii hea meel, et te tulite uuesti tagasi. Järelikult oli põnev. Täna slaide ei ole. Ütlen kohe ära, täna me teeme hästi praktiliselt. Kui midagi jääb segaseks, palun märkige kohe chatti, et oota, kuhu sa vajutasid, ma ei saanud täpselt aru. Mul on natukene raske jälgida korraga chatti, aga õnneks mul on taustal abiline, kes kõik teie küsimused kokku võtab ja hoolitseb sellest, et need minuni jõuavad. Siis võib-olla me liigume mõne asja pärast tagasi, käime veel rahulikult aeglaselt üles, et kuidas asi toimib. Aga lähme asja kallale. Hüppamegi kohe Geminisse, ehk siis meie selline põhiline tööriist. Ja Gemini puhul eelmisest korra jäi üles küsimus, et kuidas selle privaatsusega täpselt on. Ehk mida Gemini teeb, kus ma midagi kinni keerata saan ja mis juhtub. Ja ma käiksin selle privaatsuse teema läbi. See on natukene erinev, sõltuvalt sellest, kas sa kasutad isiklikku accounti ja lihtsalt Geminis oled teinud endale selle konto või sa kasutad Workspace'i. Ja Workspace tähendab seda, et sul on ettevõtte nimeline emaili aadress. Minul on näiteks hello@marjusokman.com ja ma olen ühendanud selle Google'i toodetega. Ehk ma olen teinud endale Workspace'i konto, see on tasuline. Ja nüüd ma saan ettevõttena endale oma Drive'i, oma nii-öelda postkasti, oma Google Docsid, mis lähevad automaatselt sinna Drive'i, oma Google Sheet'id, mis lähevad sinna Drive'i, et see keskkond, kus saab koosolekut pidada. See on eraldi mul personaalselt ja eraldi ettevõttele. Kui sul on see ettevõtte konto, siis on need privaatsussettikud jällegi natuke. Aga ma eeldan, et kõigil on erakonto vähemalt olemas, kui mitte mõlemad. Erakonto puhul, kui me läheme vasakule poole menüüsse, siin on seaded, kes kasutab eesti keeles. Ma ütlen kohe ära, et mina kasutan kõiki neid tooteid inglise keeles. Ja just sellepärast, et ma olen niimoodi harjunud. Kunagi, kui meil oli Word, mis nüüd ma kasutan Google Docsi, siis kõik need elemendid, settimised, tööriist, seaded, need on inglise keeles, siis need lihtsalt tulevad mulle aru saada. Aga ei ole vale kasutada eesti keeles. Mis iganes teile mugavam on teile kõige parem valik. Lihtsalt ütlen väikse ääremärkusena, et asi paistab teistsugune teie ekraanil, siis lihtsalt niimoodi on. Nii ma sain tagasiside, et heli natukene kajab. Heli ei toimi hästi. Küsin oma tausta assistendilt, kas on midagi, mida ma saaksin teha selleks, et see heli toimiks paremini. Vaatame. Nii. Vaatame, kas nüüd läks paremaks. Ma natukene muutsin siin 1,2. Nüüd on parem. Selge. Lugu oli siis selline, et ma tahtsin väga hoida teises aknas lahti kommentaare, et ma näeksin otse YouTube'ist, aga ilmselt see tõi väikse kaja sisse. Nii et nüüd ma saan neid väikse viitega. Aga siiski, ma palun teil olla aktiivsed ja kaasa mõelda, sest ma väga tahaks teada, kuidas teie oma igapäevaelus neid tööriistu kasutate. Aga nüüd tuleme tagasi selle privaatsuse juurde ikkagi. Ehk siin vasakul pool teada-tuntud väike ratakene. See on siis seaded ja siin all sa saad panna kõik sugu
info paika, mis sa tahad, et sinu kohta mäletatakse ja siin on niisugune koht nagu apps, kus sa saad ära ühendada oma Google Workspace'i ehk siis, kui sa oled selle siit lükanud nii-öelda sinisesse, halli pealt sinisesse, siis saab Google Gemini ligi sinu Gmailile, kalendrile, doksidele, taskidele, kõiksugu elementidele ja see on hullult mugav, kui sa kasutad Gemini'd ja näiteks tahad ühte dokumenti leida üles, mis sul on Drive'is ja siis sa lihtsalt kirjutad selle siia ja Drive ja sa leiadki ta ülesse. Või kui sa kirjutad, annad ülesandeid siin AI-le, Gemini'le ja sul tuleb mingi mõte, et selle ma peaksin enda ülesannetesse panema, siis Google Task on selline nagu to-do list, mis ilmub su kalendris ka. Ja sul tuleb mingi mõte, et ma pean sellele inimesele saatma kirja või vastama või tegema kokkuvõtte, siis sa saad seda kirjutada otse Gemini aknasse ja ta loob sul selle taski sinna task listi ära. Ehk siis hullult kasulik, minu jaoks mega mugav, kui need asjad on ühendatud, aga nüüd jõuamegi selle agani. Kui me lähme siia settingute üleval on activity ja vajutame siia peale, siis on see activity on ja see tähendab, et Google kasutab minu vestlusi, neid, mida ma pean Geminis. Ta kasutab neid oma mudelite treenimiseks. Ehk see on see väike trade-off. Kui ma ei taha, et ta kasutaks minu andmeid mudelite treeningus, siis ma pean selle siit valima turn off. Ja ma võin isegi panna delete activity, et ta kustutaks ära siis oma mälust need tegevused, mis ma teinud olen. Ma praegu olen pannud selle, et ta kustutab minu tegevused, kõik, mis on vanemad kui 3 kuud. Ehk see on see vahetuskaup. Ta kasutab minu andmeid, minu jutustusi, minu chatte oma treeningus, mis tõttu jälle ma pean rõhutama, et me ei tohi panna konfidentsiaalset infot Gemini aknasse. Me ei tohi seda teha, me ei tohi seda teha austusest oma töökoha vastu, oma lepingupartnerite vastu, aga ka lihtsalt selle vastu, et Google seda edasi kasutab. Kui sul on Workspace'i konto, ehk see ettevõttega seotud konto, siis näeb see tab või see lehekülg natuke teistsugune välja. Google lubab, et ta ei kasuta sinu Drive'is olevaid dokumente, sinu e-maile mudelite treenimisel ega sulle reklaamide näitamisel. Ja ka siin ütleb Gemini, et reklaamide näitamiseks ta ei kasuta seda datat, et see on puhtalt, siin on inimestel pisteline ligipääs, et kontrollida kvaliteeti, aga see läheb siiski mudelite treenimiseks. Nii, aga tuleme tagasi Gemini keskkonda ja tuleme sellisesse põhilisse vaatesse, ehk see, kus me vajutame siia uus vestlus peale. Siin uus vestluse kõrval on punktiirjoontega chati märk. Kui me selle peale vajutame, siis kõik, mis me siia kirjutame, see ei salvestus ja vasakule poole. Te siin näete, mul on siin terve hunnik igasuguseid vestlusi. Ärme sinna veel süvene. Aga kui sa teed selle temporary ehk ajutise vestlusakna, siis siin on kirjas ka, et Google ei kasuta seda mudelite treenimiseks. Ehk see on nüüd niisugune, jällegi, ärge ikkagi konfidentsiaalset infot chati aknasse pange, aga see on selline ajutine võimalus. Mina kasutan ajutist chati siis, kui ma tahan küsida midagi, mis on selline kiire küsimus ja mul ei ole oluline, et see hiljem alles jääks. Ma tahan lihtsalt kohe saada vastust ja ma tahan, et see siit ära kustuks, ei ole kuidagi oluline. Nii. Aga liigume tasapisi edasi. Kui me oleme jõudnud siia uude vestlusse ja nüüd on selline, mis jääb alles, siis siin all on plussmärk. Me saame selle kaudu lisada siia faile või saame ligipääsu oma Drive'i. Ja kõrval on tööriistad, mille ma käin kiirelt läbi ja siis me asume erinevate näidete juurde. Esimene nupp on Deep Research ja see on üks mu lemmikfunktsioone. Kui sa tahad minna sügavuti, leida mingi teema kohta rohkem allikaid, sa tahad, et AI läheks ja analüüsiks need allikad ära ja tooks sulle valmis uuringu, mis siis tugineb erinevatel allikatel. AI viitab seal, ehk sul on võimalik kontrollida allikaid, aga mitte nii mugavalt kui Notebook LM-is, sest Notebook LM-is ta näitab sulle lõigu kätte, kust ta selle info võttis. Deep Research'is ta annab sulle üldiselt artikli või lehekülje, et ma võtsin selle siit, aga millisest lõigust täpsemalt, see tuleb endal välja uurida.
Siis siin saab luua videosid sellise mudeliga nagu VEO. Mina oma töös ma ei soovita teil liigselt luua AI videosid ega kasutada AI pilte. Miks? Sellepärast, et meil usaldus tekib, kui me näeme päris inimest, kui me kuuleme päris inimest, kui me näeme päris inimest liikumas. AI videodel, piltidel on oma koht kindlasti. Näiteks, kui te tahate teha mõnda tutorialit, mingit juhist ja võib-olla te tahate seda teha keeles, mida te ise puhtalt ei räägi. Ehk siis võib panna selle AI hääle sinna peale rääkima, aga siis on see selgelt ka AI hääl, et siis ei pea teesklema, et tegelikult on see minu hääl. Ei ole, see on tegelikult AI hääl. Ja kui sa oled läbipaistev selles osas, ütledki, et nii, siin on juhised ja kui see aitab inimesi, siis ausalt öeldes mul on täitsa ükskõik, kas see on sinu päris hääl või see on AI hääl, kui ma tahtsin lihtsalt saada vastust. Kui ma aga tahan näha sind rääkimas ja sinu enda arvamusi, siis mul on oluline, et seal videos oleksid sina ja sina oma häälega. Mina olen ka siin päriselt, ma ei ole siin kuidagi endale alter ego loonud. Ma olen küll teinud neid katsetusi, oma häält klooninud ja proovinud erinevaid lahendusi. Need on uskumatult head, aga ma ikkagi usun, et see energia tuleb üle ainult siis, kui asi on päris. Siis siin on väike siuke banaani ikoon. See on nanobanana mudel, millega saab luua pilte. Ja piltide loomine, nagu ma ütlesin, ma väga ei soodusta seda, kasutage ikkagi enda päris fotosid, aga milleks ma olen seda kasutanud ja milleks on geniaalne, on piltide redigeerimine, editing, ehk siis ma natuke teen neid pilte paremaks. Tavaliselt, millal see vajalik on? Sa oled käinud ära üritusel, konverentsil ja siis avastad, et sul on vaja teha üks LinkedIni postitus. Ja hakkad neid pilte vaatama ja kõik pildid on nagu natukene, no ei ole päris see. Ja üks pilt on jube hea, aga sul on mingisugune valge paberkott käes, mis võtab kogu tähelepanu ja fookuse endale. Siis sa saad minna sinna nanobananasse, panna selle pildi üles ja öeldagi, et kuule, võtame selle koti siit ära ja nagu ei olekski olnud. Tulemus on väga hea. Mina tegin sellise katsetuse, et ma proovisin erinevaid soenguid endale. Ehk ta hoidis minu näo samasugusena, aga lihtsalt vahetas mul soenguid, et siis teada, kas äkki võiks teha mingi suuremat sorti muutuse. Nii palju siis piltidest. Täna videosid pilte me liiga palju ei analüüsi, lähme natukene teiste tööriistade juurde. Ütleme nii palju, et meil on tund aega, siis ma käin erinevaid selliseid kasutusvõimalusi läbi ja siis on meil veel pool tundi küsimusteks. Võib juhtuda, et ma võtan vahepeal sektsioonide kaupa ka küsimusi, lihtsalt on natukene lihtsam. Siin on selline element nagu Canvas. Eelmisel korral olijad teavad, Canvas on väga tore tööriist, kui sa tahad korraga saada AI tehtud teksti ja enda mõtteid sinna sisse kirjutada, mõnda lõiku muuta, mõnda jätta samaks. Ühesõnaga, Canvas on selline väga tore koht, kus siis koos teha tööd. Ja siis siin on veel guided learning, mis võimaldab õppida, mis võimaldab AI-ga suhelda niimoodi, et ta ei ütle sulle vastuseid, aga ta aitab jõuda sul õigete vastuseteni. Et kui sa tahad mõnes teemas ennast harida, siis ta aitab sul nendest asjadest aru saada, aga ta ei ütle sul vastuseid ette. Ehk siis väga hea abiline kõikidele, kes ise tahavad ennast arendada või kes käivad koolis. Ja see on siis selline kiire ülevaade, aga vaatame deep researchi lähemalt. Näiteks, lähme korraks YouTube'i juurde, mis on hästi tore näide. Ma teen sellise kiire jalutuse, kuidas minu peas mõtted tekivad ja mida ma siis nende mõtetega teen. Tulen korraks YouTube'i. Nii, mulle väga meeldib üks podcast, mis on Artificial Intelligence Show. Ma kuulasin viimast episoodi ja siin toodi välja väga põnev väide, mille nimi oli workslop ehk siis lohakas töötamine. Võtan siit selle veebilehe aadressi. Tuleme tagasi Gemini'sse. Siin rääkis sellest lohakas töötamisest, et inimesed kuidagi ei loe läbi, mida AI neile pakub, nad võtavad kogu selle AI teksti ja saadavad oma töökaaslastele edasi ja siis teised on ka õnnetud, sest nad peavad lugema mingisugust AI teksti, mis kohati ei ole loogiline ja neil kulub hästi palju aega sellest arusaamisele. Ja nüüd ma tahakski, ma kuulasin seda podcasti, kui ma kõndisin, ehk ma olin õues ja mul tuli palju mõtteid endal ka sellega seoses, aga ma tahaksin seda teemat natukene lähemalt vaadata. Mis ma siis teen? Ma tulen Gemini aknasse, ma panen @märgi
Ja nüüd, kui ma enne näitasin, et milliseid pluginaid me saame ühendada, siis nüüd kõik need pluginad, mis mina olen ära ühendanud, siin on näidatud ka, millised ma ei ole flightsi ja hotelle siia pannud, sest see ei ole minu jaoks hetkel oluline. Ma saan valida siit YouTube'i ja panna selle lingi ja öeldagi talle, et palun too välja info workshop kohta. Tee ülevaade eesti keeles. Promptimise kohta. Me rääkisime eelmine kord sellest, kuidas on DCRI promptimise raamistik, kus me peaksime kõigepealt andma AI-le käsu, mida me tahame, et ta teeks, panema sinna rolli, ütlema, millises formaadis, tooma näiteid, kogu see raamistik. Siis siin te näete, et ma ei tee mitte midagi, et ma ei pane siia väga põhjalikku prompti. Sellepärast, et see ei ole kogu ülesanne. Ma tõesti lihtsalt tahan, et ta tooks siit välja selle info. Ja kui ma hakkan nüüd selle baasil midagi põhjalikumat ehitama, näiteks blogipostitus, siis ma järgin seda raamistikku. Aga seda kutsutakse zero shot promptiks, ehk siis ma oleks nagu Google'is, ma lihtsalt küsin küsimust. Seda võib ka teha, et ei ole nüüd niimoodi, et lihtsalt promptimist ma ei tohikski teha. Nüüd mina kasutan seda aeglast mudelit. See küsimus on nii lihtne, et ma oleksin võinud siin kiiret kasutada. Ma lihtsalt ei pannud tähele. Vabandust, ma kasutangi siin kiiret. Kui ma tahan rohkem põhjalikumalt minna, siis on see teine mudel natukene parem. Aga praegu väga hea, kiire mudel, kiire vastus. Ja siit ta toobki välja siis selle ülevaate, mida seal episoodis kasutati või mida seal mainiti. Et workshop on tehisintellektiga loodud väljund, mis näeb välja hea, nagu oleks lihvitud, aga puudub kontekst ja puudub täpsus, ehk siis ta tekitab teistele inimestele lisatööd. Ta toob siin ka välja täpselt selle aja, mitmendal minutil seda mainiti ja ma saan siia peale klikkides minna YouTube'i, ta avab selle sama podcasti täpselt selle koha pealt, kus vaja ja ma saan seda ise kuulata. Aga tuleme meie praegu tagasi. Nii, paneme siit YouTube'i kinni. Korrad mitu heli mängima. Nii, me oleme tagasi siin kokkuvõtte juures. Toob välja mõju, toob välja, et kuidas me siis saaksime sellega tööd teha. Miks ma tahtsin sellest workshopist rääkida, on see, et see on nii tavapärane, et me kõik teeme seda. Me kõik ei tee seda, aga meil kõigil võib seda juhtuda. Ehk mina ka praegu siin tahan teile võimalikult palju tööriistu näidata ja ma ei jõua süveneda nendesse tekstidesse. Ehk siis olge teie tähelepanulikumad. See, et ma neid praegu rida-ridalt, sõna-sõnalt läbi ei käi, ei tähenda, et me ei peaks seda tegema. Muidu me ise oleme need AI lohakad inimesed. Aga väga hästi tuuakse siin välja, et kriitiline mõtlemine ja konteksti lisamine on hädavajalik. Tõepoolest. Ja seda me hakkamegi nüüd tegema. Ma tahaksin teiega vaadata lisaks nendele funktsioonidele ja sellele deep research'ile, mida me ka vaatame, gemme. Sest kui me mõtleme, kust tuleb efektiivsus, siis see tegelikult tuleb sellest, et me ei pea iga kord nullist kõiki asju promptima. Ja gemmid on nagu eelprogrammeeritud või eelpromptitud chati aknad. See on see, kus sa oled kõik ära seadistanud ja nüüd sa lihtsalt tuled ja küsid vastuseid. Gemme tasub luua kõikide korduvate tegevuste põhjal. Mõtle korraks enda tööpäevale, nüüd on see jälle see chati koht, ma palun siin teie sisendit. Mis on teie tööpäeva jooksul need korduvad ülesanded, mida te teete iga päev või mida te teete päevas mitmeid kordi? Minu jaoks on see näiteks ei ütlemine. Väga tihti me saame mingisuguseid reklaamkirju või keegi saadab sulle niisugused külmad kirjad ja pakub tarkvara näiteks, et meil on see või teine. Kui ma neile kirjadele ei vasta, siis nad kirjutavad mulle veel ja veel ja veel, ma satun sellesse ringi. Nii et ma tahaks vastata öelda, et ei, mul ei ole praegu seda tarkvara lahendust vaja. Nii et ma pean väga tihti ei ütlema või keegi küsib sponsorlust, toetust ja sa iga kord mõtled seal välja seda vabandust, selleks aastaks on eelarve otsas, ma ei saa teid toetada. Võib-olla vastupidi, sul on vaja hoopis selliseid kirju välja saata ja sa tahad väga personaalselt läheneda erinevatele ettevõtetele, et tulge toetage mu jooksuvõistlust või mis iganes projekt sul parajasti käsil on. Siis see on üks asi, mille puhul mina tunnen, et no nii hea on. Teiseks
kui sa töötad näiteks sektoris, kus sulle antakse tagasisidet, review'sid, oled need Google Maps'i peal olemas, siis väga viisakas ja ka turunduslikult väga kasulik on neile review-dele vastata, kõikidele, headele ja halbadele, eriti halbadele, aga headele ka. Ja ma olen olnud sellisel töökohal, kus ma pean vastama ja ühel hetkel sa väsid juba ära, et ütlemast, et aitäh hea hinnangu eest või nii tore kuulda, ootame teid jälle tagasi. Et siis on hea kirjutada natuke personaalsemaid review'sid ja ma tegin selle jaoks eraldi Gem'i. Ma olen teinud ka selle jaoks Gem'i, et kuidas paremini promptida, et mõned promptid või mõned ülesanded on hästi keerulised. Siis ma olen loonud, no ma näitan teile, kuidas see välja näeb, siis on kõige lihtsam. Ma olen loonud sellise Gem'i pealkiri, ütelnud talle, siin on siis juhised, siin on inglise keeles, vabandan ette ära. Olen ütelnud, et aita kirjutada prompti ja prompti kirjutamisel tugine nendele juhtnööridele, see on Google'i kirjutatud juhised eelkõige nendele, kes kirjutavad koodi, aga siin on väga head põhimõtted teistele ka. Ja ma olen selle siia pannud, et kasuta seda teadmist. Ja nüüd ma tahaksingi teiega koos luua ühe prompti ja see prompt on kirjutamise prompt. Nii. Ma veel paluks, et te kirjutaksite vestlusaknasse oma näited, et mille jaoks teie prompti, mille jaoks teie Gem'i saaksite luua, ehk mis on see korduv asi teie töös, mis vääriks ühte Gem'i, mis vääriks seda eelprogrammeeritud akent. Kui ma veel mõtlen enda peale, siis mul on see, et ma kirjutan LinkedIni postitusi. Tegelikult peame neid kogu aeg kirjutama, et olla nähtavad, et jagada oma mõtteid, et ühenduda huvitavate inimestega. Ja ma tean küll, millest ma kirjutada tahan, aga mul oleks justkui vaja kedagi, kes aitaks neid mõtteid koondada. Mul tuleb hea mõte ja siis ma jooksen ühe hetke pealt natuke kokku ja mõtlen, aga kuidas ma selle huvitavaks saaksin. Ehk siis ma olen teinud endale ka sellise assistendi, kes kirjutab nagu mina. Ja see on üks, mida ma tahan, et ka teie endale teeksite. Võib-olla teil ei ole vaja kedagi, kes kirjutab nagu Tiina või keegi, kes kirjutab nagu Kaido, aga võib-olla teil on vaja keegi, kes kirjutab nagu teie ettevõte, nagu teie bränd, sest teie enda ettevõttel on oma hääl ja oma toon. Ja kuidas seda teha? Me tuleme siia Gem'ide juurde, me leiame selle, kui me läheme siia vasakule poole, võtame Explore ehk siis avasta Gem'id ja siis on siin selline nupukene nagu uus Gem. Sa paned sellele Gem'ile pealkirja, kirjuta nagu Marju näiteks ja sa annad talle juhised ehk kuidas ta võiks kirjutada. Ja siinkohal ma soovitan, ma ise nüüd teen natukene siukest kiirema lahenduse, ma olen selle enne juba valmis kirjutanud. Ups, korraks tuleme tagasi. Korraks läheme tavalise Gemini aknasse ja me mõtleme selle loogikaga, et kirjuta nagu Marju. Kuidas siis Marju kirjutab? Kuidas ma kirjutan? Ma ei tea, ma ei oska seda prompti siia kirjutada, kui ma oleksin teie olukorras. Siis ma soovitan kasutada sellist prompti. Oled copywriter ja tekstianalüütik. Nüüd ma ütlen, mida mina tahan. Soovin luua stiilijuhised LLM-idele. LLM on Large Language Model ehk suured keelemudelid ehk Gemini, aga ka teised, oleneb, mida te kasutate. Ma tahan, et nad aitaksid kirjutada, kasutades minu stiili, tooni ja häält. Millist infot on sul minu käest tarvis, et sobiv stiilijuhis luua? Ja see on nüüd võlusõna. Millist infot on sul minu käest tarvis teada? Ma tegin selle harjutuse läbi, ma võime siia vajutada enter, ma soovitan teil seda teha ja ta küsib su käest küsimusi. Ja kui sa neile ära vastad, siis on sul olemas väga hea sisend. Nii, vaatame, kus ma ta siit üles leian. Stiilijuhise loomine. Nii. Ma küsisin selle sama prompti, panin täpselt selle sama. Ma kasutasin aeglast mõtlemist tookord, praegu mul on siin, ja ongi talent tagasi selle pro peale, aeglase mõtlemise peale. See on selline küsimus, mis on nii ja naa. Võib-olla on hea, kui ta on aeglasem, siis ta teeb seda natukene põhjalikumalt. Igal juhul ta küsis minu käest küsimusi, mu sihtrühma kohta, kuidas ma kõlan, millistest klotsidest ma oma teksti kokku panen nii-öelda ja struktuuri kohta, lõikude pikkus.
korduvad elemendid, mida vältida. Kõik küsimused küsis ära ja nüüd mina vastasin. Nüüd ma näitan, kuidas ma vastan. Ma alguses vastasin alati niimoodi pikalt ja toredalt, palun ja aitäh. Nüüd ma vastan numbritega. Ehk siis, kui tema ütles number 1 punkt, siis ma panen lihtsalt 1 ja vastus. Siuksed lühikesed sõnad, väljendid, et ma ei räägi väga pikalt. Ja siis ta palus tuua paar näidet ja ma tõin paar näidet. Ma tõin ühe eestikeelse ja ühe inglisekeelse, sest ma avastasin, et ma ei olegi eesti keeles selliseid lihtsaid tarbetekste väga enam kirjutanud, et kuidagi on läinud niimoodi, et mu kliendid on ka inglise keelt. Mitte, et nad oleksid välismaalased alati, aga nende turg on ka väljaspool Eestit, ehk see kommunikatsioon on tihtipeale inglisekeelne. Nii, aga tõin paar näidet ja selle põhjal ta tegi Markdown ehk selline LLM-id armastavad sellist formaati. Tegi sellise juhise mulle, mida ma saan nüüd kopida ja sinna gemmi, mida me tegema hakkasime, lisaks panna. Teine variant on teha stiilijuhis Google Docsis, ehk sa kirjutad ilma nende tärja ja asjadeta, aga põhimõtteliselt täpselt sama loo. Ja tuled, paned selle siia gemmi. Ma jällegi tulen, näitan, kuidas see täpselt käib. Lähme siia gemmide juurde, valid loo uus gem ja mina lähen juba selle juurde, mis on loodud, sest niimoodi me saame kiiremini. Paned pealkirja ja annad talle juhised. Ja siin juhiste puhul, siin tuleme nüüd selle TCRI promptimise loogika juurde. Ehk me anname talle ülesande, me ütleme, kes ta on. Nii on tal kõige lihtsam aru saada. Aga me ütleme lisaks veel natuke nagu seda valdkonda, kus ta toimetab. Mina tõin siin välja, et sa aitad mul teha erinevaid turunduse, brändinguga seotud sisuloome materjale, nagu blogipostitused, artiklid, sotsiaalmeedia. Siis sa ütled talle, kuidas ta siin toimib. Ütledki talle, et sina jälgid seda stiilijuhist, mis on siia failina juurde lisatud. Või sa copy-pastid selle stiilijuhise siia instructionite juhiste alla. Ja annad talle ülesandeid, kuidas ta peab sinuga rääkima. Mina panin siia juurde veel ka, et väldi selliseid sõnu. Mul on oma sõnad, mis mind ärritavad, kui ma kuskil näen. Ja ma panin siia hunnikuid näiteid, ehk siis kõik enda poolt loodud. Näiteks ma olen meediumisse mõned artiklid kirjutanud, mõned blogipostitused kirjutanud, samas ka terve hunniku LinkedIni postitusi ja tõin need siia näidetesse ja ma panin siia juurde stiilijuhised, mis näevad välja sellised klassikalised, ehk ei ole seda Markdowni. Mõlemad võimalused on väga okei. Ma tahaksin teile näidata paari elementi, mida mina olen tundnud, et mida AI tekstid teevad, et mis on need korduvad elemendid. Ja üks, mida ma tihtipeale märkan, on see, et nad kasutavad seda loogikat, et ei ole mitte nii, aga on hoopis nii. Ehk kas me tahaksime minna sinna? Ei. Kas me tahaksime minna sinna kohta? Samuti mitte, aga me tahaksime minna sinna kohta. Et mingid sellised korduvad mustrid ja mulle ei meeldi need, nii et ma tahaks need alati välja tuua. Ehk siis ma olen palunud tal alati hoida laused hästi naturaalsed ja sellistena, nagu me räägime. Mina olen palunud ka natuke huumorit kasutada, panna siia küsimusi postituste lõppu ja siis öelnud, et ära kasuta sellist LinkedIni tüüpilist kõnepruuki, ära liialt üle seleta ja ära tee seda liiga formaalseks või akadeemiliseks. Aga mis ma tahtsin mainida on veel see, et nii, seda mul ei ole siin kirjas, ju see oli mul siin teksti sees, et öelge AI-le kindlasti, kasuta lauseid, mis on erineva pikkusega. Sellepärast, et kui me räägime kogu aeg samamoodi, siis meie tekst on igav. Aga meie tekst muutub muusikaks või selliseks huvitavaks, kui meil on vahepeal üks sõna, üks mõte, üks element. Ja siis meil on üks hästi pikk lause sinna juurde ja siis meil on lühike lause. Ühesõnaga, kui tekst varieerub, siis on seda hea lugeda. AI mõnikord tahab teha kõik hästi ühepikkuselt. Teine põhimõte, mida rakendada, on see, et me kasutaksime konteksti ja konflikti.
kui mina räägin juttu ja siis ma läksin sinna ja siis ma tegin seda ja siis ma vaatasin sellele inimesele otsa ja siis ma ütlesin talle niimoodi. See on heietamine, see on jura, see on olnud minu väga suur probleem mingi aeg. Kui me pöörame selle ümber ja kasutame sõna aga ning seepärast, siis asi läheb huvitavamaks. Ehk siis me saame seda heietamist vähemaks, aga meil see konflikt, põnevus püsib loos. Nii huvitav on see, et kui ma hakkasin rohkem generatiivse AI-ga tööd tegema, siis ma hakkasin rohkem analüüsima tekste, et mis teeb heast tekstist hea teksti. Miks mul on midagi tore lugeda ja midagi mitte. Kui varem oli väga tugevalt see intuitsioon, et see ju kõlab hästi, siis nüüd, kui me kasutame AI-d väga suures osas tekstiloomeks, me peame teadma, mis on hea ja me peame oskama AI-le öelda, kuidas teha asja paremaks. Kui me ütleme talle lihtsalt, mulle ei meeldi, tee paremaks, siis ta ei lähe paremaks, ta ei näe meie pea sisse. Aga kui me ütleme talle, et hakka kombineerima konflikti ja kontekstiga või tee laused eri pikkusega või väldi neid sõnu, siis see tekst läheb paremaks, ta lihtsalt läheb paremaks. Kõige paremaks läheb ta siis, kui me toome näiteid. Ehk see osa siin, minu enda isiklikud näited on kõige olulisem. Ma olen teinud neid džemme erinevaid. Ma olen olnud laisk ja ma olen mõtelnud, et suva, ma teen need stiilijuhised, ma panen siia, saagu hakkama. Ja tulemus on igav. Ja nii kui ma panen kas või ühe näite, asi läheb nii palju põnevamaks. Ehk seetõttu lisage oma näiteid. Kui teil ei ole näiteid ja kui sa mõtled, et aga ma teen ettevõttele brändi ja meil ei ole veel ju mitte midagi tekkinud, meil ei ole veel brändi lugu, siis minu soovitus, mine põllule, nii-öelda LinkedIni, kuhu iganes blogidesse, korja kokku need elemendid, mis sulle meeldivad. Võib-olla sulle meeldib ühe välismaa ettevõtte sellised nagu hästi huvitavad rääkimised, võib-olla sulle meeldib ühe Eesti ettevõtte lähenemine, korja kokku need ja palun neid analüüsida nende baasilt teha sulle stiilijuhis. Ja siis sa saad timmida, vaadata, kas tulemus tuleb või tulemus ei tule selline, nagu sa tahad. Ja kuidas siis džemmi kasutada? Lähme korraks džemmi juurde tagasi. Ma tulen siia, vajutan lihtsalt peale Writing Like Marju ja nüüd ma võin siia kopida mingi teksti, mida ma tahaksin edasi öelda ja ta teeb seda minu stiili. Ehk proovime, võtame selle workshopi ja siin on, võtan siit ühe lõigu. See nüüd ei ole minu mõte, eks ole, see on siin teiste inimeste mõte, aga vaatame, kui mul oleks selline soov seda mõtet edasi anda, kuidas see minu keeles, minu stiilis oleks. Gemini tõlkis workshopi kui töösodi. Mina ütleks, et see on rohkem kuidagi selline laiskuse või lohakusega seotud lugu. Ehk ta ei ole hea sõna, ma ilmselt muudaks seda. Ja nüüd ta siin kirjutab seda siis minu stiili ja alustab küsimusega, sest mina olen ära maininud oma stiilis, kui oluline on hook ehk see esimene lause. Miks see sinu asi on, kui kolleeg tehisintellekti abil sodi toodab? Selline intrigeeriv algus, võib-olla ma natukene jällegi muudaks. Aga siis ta on siin teinud sissejuhatused, mina alati jätaks ära. Mitte keegi ei viitsi sissejuhatust lugeda, kõik tahavad, et ma läheks kohe pointini. Ehk siis, kui ma alustaksin niimoodi, hiljuti jäi mulle silma uus mõiste, töösodi, siis läheb juba huvitavamaks, ma ütleks, et keegi ei taha seda, millest mina olen siin viimasel ajal mõelnud või mida katsetanud lugeda. Ehk siis ma võtaksin selle teksti ja korrigeeriksin seda vastavalt oma soovidele ja vastavalt nendele mõtetele, mis mul pähe tulevad. Kuidas ma tavaliselt teen, on see, et ma kasutan seda mikrofoni funktsiooni. Eriti mulle meeldib seda telefonis kasutada. Mul on tunne, et telefonis ta hakib vähem, ta saab kõik sõnad kätte, kui ma veebis kasutan, siis ta vahel ei saa. Ja ma räägin oma mõtted juurde, mis mul tekkisid, kus mina olen seda näinud või kuidas mina olen seda täheldanud ja siis selle baasilt see postitus muutub paremaks. Nii et lisage seda enda konteksti. Aga liigume edasi ja järgmisena ma lubasin teile deep researchi näidata ja natukene selle kohta rääkida. Ehk siis deep researchi puhul, nii, lähme siia. Te saate, nii, lähme algusesse tagasi, paneme selle siit kinni.
mina mõtlesin, et kui ma teeks seda stiilijuhist endale, et ma ju tahan kirjutada paremini kui see, mis minu stiil on. Ja minu jaoks väga suur mõjutaja copywritingu maastikul on olnud David Ogilvy, selline reklaamikuuru. Ja ma kirjutasin promptiks, hästi lihtsa prompti. Jällegi ei ole see nii-öelda klassikaliselt kõikidele elementidele vastav. Tahan kirjutada võimalikult mõjusalt, palun uuri David Ogilvy copywritingu põhimõtteid ja tee neist kiire ülevaade, tuues välja 10 punkti pluss näide iga punkti juurde. Ja siis ma vajutasin siit alt selle deep research nupu peale. See tähendab seda, et Gemini teeb sulle uuringuplaani. Ta küsib, et nii, et ma lähen nüüd, uurin selliseid elemente, kas sulle sobib, sa vajutad, alustan uurimustööd ja siis ta mõtleb päris tükk aega. Ta võib mõelda siin, no mina tahtsin natuke muuta, ma ei tahtnud siin, et ta kõiki asju teeks. Ütlesin, et jätta ainult need punktid. Ja siis ta mõtleb tükk aega ja teeb valmis dokumendi, mida ta näitab sul siin kõrval ja toobki need elemendid ära. Ja nüüd on sinu lugu, sa võid otsustada, et sa tahad seda panna näiteks Google Docsi või tahad siit kopida teksti või sa lihtsalt kopid siit välja, mis sulle meeldib. Ja deep researchi puhul, siin on väike noolek ja kui sa siia vajutad, siis sa näed, millistest allikatest ta on seda kokku võtnud. Kui sul on oma allikad ja ma soovitan oma allikaid kasutada, näiteks kui sa teed mõnda põhjalikumat uurimustööd, siis kust neid allikaid leida? No sa leiad neid tegelikult andmebaasidest, raamatukogust, teaduslikke kõige paremini. Sa korjad need allikad kokku või võib-olla on sul meili peale tulnud, keegi on teinud mingi põneva uurimuse, leiad selle raporti ja lähed Notebook LM-i. Nii, hüppamegi Notebook LM-i. See näeb välja selline, vajutad Try Notebook, siis ta avab sulle uue tääbi ja siis sa saad luua uue notebooki. Ma hüppaksin, ma hüppan selle sama näite, mis me üleeile tegime, sest siin on eestikeelne lahendus. Sa paned siia oma allikad. Sa võid üles laadida PDF-i, võid Google Drive'ist võtta, võid panna veebilehti, YouTube'i linke või lihtsalt copy-pastitud teksti. Mina antud juhul copy-pastisin ühe Statistikaameti artikli, mis rääkis interneti ja AI kasutusest Eestis. Ja sa saad siin suhelda temaga. Saad küsida küsimusi, vastuseid, panime näiteks, et kuidas erineb siis Eestis erinevate elanike gruppide vahel see kasutus ja siis tuuakse välja, kuidas kasutavad nooremad, kuidas vanemad ja mis toimub kus kohas. Paremal pool on võimalik vaadata videoülevaadet, ma soovitan seda kasutada, audioülevaadet, teha väikene mõttekaart. Mõttekaart tähendab siis seda, et sa näed, kuidas on see allikas struktureeritud, milliseid teemasid on siin kasutatud, saad neid lahti klikkida, edasi minna, vaadata, et näiteks soolised erinevused, siin on nüüd suuri erinevusi ei täheldatud, aga kui ma tahan selle kohta lähemalt uurida, siis ma lihtsalt vajutan siia peale ja nüüd see nii-öelda liigun selle uuringuga edasi selle küsimuse juurde. Ehk siis, kui sul on oma allikad, kasuta kindlasti Notebook LM-i. Sul on nii mugav seal elemente analüüsida. Ja mina armastan seda poolt siin vajutad stuudio peale, jõuad algusesse, et siin on lisamärge, märkme tegemise koht, add note. Ja nüüd ma saan kopida. Võtan siit ja panen siia neid elemente, mis minu jaoks on huvitavad. Iga kord, kui ma teen vestluse, räägi noortest näiteks selles kontekstis. Ja kui on minu jaoks midagi huvitavat, siis ma võtan siit selle lõigu. Siin tuleb välja, et universaalne, polegi väga suurt erinevust internetikasutuse osas, aga AI kasutus noorte hulgas tahaks seda teada. Ja kopin välja need elemendid, mis minu jaoks on huvitavad ja siis ma võtan kogu selle loo siit ja lähen Gemini'sse ja näiteks palun sellel teemal artiklit kirjutada. Milleks veel Notebook LM hea on? Kui sul on 2 asja, valdkonda, teemapüstitust, mida sa tahad võrrelda, siis pane need 2 allikat. Näiteks sul on üks konkurent ja teine konkurent või sul on üks konkurent ja sina ise. Sa paned selle info oma toodete kohta siia vasakule allikate alla üles ja siis sa saad öelda siin chati keskmises osas, palun võrdle neid tooteid
ja too välja kõik erinevused tabeli kujul. Ja siis ta loob sulle siia tabeli. Ja selle tabeliga sa saad jälle minna edasi täpselt sinna, kus sa edasi arendada tahad. Rääkides tabelitest, ma hüppaksingi nüüd Google Sheetsi, mis siis on tabeli loomine. Ja seda me teeme seekord selliselt, et nii, ma tulen Gemini'sse tagasi. Me tegime siin, rääkisime David Ogilvy'st ja tema soovitustest. Nii, siin need põhimõtted on olemas. Need põhimõtted, kui ma lähen siia alla, on siin tabelis toodud. Ehk siis selle Deep Researchi puhul tuli 10 põhimõtet. Ma vajutan siia peale ja ma ekspordin selle tabeli Sheetsi. Ehk siis ma saan, tavab selle mulle selliselt kõrval tabis. Näeb välja kole. Ma valin need väljad, vajutan format ja panen, et muuda see tabeliks. Ja nüüd ma veel, mis ma teeksin siit, ma läheksin, paneksin ka need, räpiksin selle teksti niimoodi, et ilusti see tekst mahuks siia ära, võib-olla tõmban niimoodi laiemalt ja mul on palju parem siin tööd teha. Mis nupud veel on Gemini'd juurde toonud oma workspace'i, ehk siis nii Docsi kui Sheetsi on kõikjal, kus sa näed seda väikest tähekest, siis sa saad avada siia Gemini. Ja siin on niisugune nupuke nagu, et tee sellest tabelist kokkuvõte. Ja siis ta teebki sellest kokkuvõtte, räägib, mis siin toimub. Aga ma saan kas alati kasutada seda akent kui nagu abilist, kui ma ei saa millegiga hakkama, kui ma ei tea, kuidas mingit valemit teha, siis ma saan lihtsalt siia kirjutada, mida ma tahan, et ta teeks. Ma toon ühe näite ühest tabelist. See on nüüd fake tabel, fake dataga. Palusin lihtsalt luua. See on kulude ülevaade. Kuidas sellist tabelit teha saab? Väga lihtsalt saavad lihtsalt Google Sheetsi lehe. Ma näitan selle ka ära. Create sheet. Nii. Tulen kohe sellesse aknasse. Nii, nüüd te näete ka täiesti tühi Google Sheet ja ma saan liikuda kas vajutades Help me create a table tabelit luua või siis siin on terve hunnik juba tabeleid, mis on nii-öelda ette tehtud. Üks siis ongi see kulude tabel. Ja kui mulle see sobib, ta toob siia sellise näidisandmed juba sisse, et saad vaadata, et aha, võib-olla käisid kuskil, tahad kõik oma kulud ära kaardistada, siis ma saan öelda, et jah, mulle see sobib ja see tabel on siin ja nüüd ma saan siin ise edasi välja muuta. Ma natukene paneme selle kinni, tuleme teise lehe juurde tagasi, kulude juurde. Nii, ma natukene täiendasin neid andmeid. Ehk siis, mida ma tegin? Ma lihtsalt copy paste'isin neid ridasid juurde, et meil oleks natukene parem ülevaade. Ja nüüd üks element, mis on superäge, on see, et sa saad kirjutada valemit sisse, mis sisaldab AI ülesannet. Ehk kui ma klikin siia peale, kui sa kasutad sellist võimalust nagu võrdusmärk ja AI ja siis sulud. Kes mäletab, kes on Exceli kunn, see teab, et sa saad kirjutada võrdub ja summ ja siis sa tõmbad need read kokku ja siis ta summeerib nendes ridades olevad summad. Siis nüüd siin on võimalus kirjutada AI ja sulgudes jutumärkide sisse saad kirjutada, et palun analüüsi, no mina siin panin lihtsalt, et kategoriseeri neid kulusid, kas nagu reisikulud, majutus, toitlustus või meelelahutus, tulenevalt sellest, mis on selle elemendi kirjeldus, ehk siis mis asub selles kirjelduse reas ja siis ta kategoriseerib need ära. Ja kui ma panen siia ühe rea juurde, ma olen hetkel laisk, nii, võtame niimoodi, et ma kõik et ma kopin lihtsalt selle koha, paneme selle siia juurde, vajutan siia peale, nii, vabandust, võtsin liiga palju, generate and insert, mul on see täpselt seesama valem kopitud igale poole ja leidiski, et see on täpselt samamoodi, läheb see siia toitlustus alla.
ääremärkusena pean ütlema, miks ma teen seda inglise keeles, sest see toimib inglise keeles. See element ei ole veel eestikeelsena kättesaadav, aga kui sul inglise keel, see ei pea olema kõrgtase, see peab olema selline tase, et sa enam-vähem saad hakkama, mis sa mõtled, siis väga lihtsalt saab seda kõike siin lahendada. Hullult mugav. Ma tahaks teile nüüd, see on siis Google Sheetsi puhul, neid valemeid saab see nii palju kirjutada. Kui sa kasutad kõrval seda Gemini tähekest ja sa ei saa millegagi hakkama või tahad midagi teada, kuidas täpselt teha, küsid, kuidas ma teen ja ta ütleb, kui ta sul seda ise ära ei tee, siis ta ütleb sulle, et mine vajuta format ja mine vali see ja siis vajuta sinna. Ehk ta on nagu väike abiline siin aknas olemas. Aga ma näitan teile nüüd ühte hästi huvitavat elementi, mis on Google Docsis. Ehk kui me lähme Google Docsi, ma tulen siia tääbi, ma olen siia juba ette valmistanud. Ma olen siia copy-pastinud ühe artikli ja jälle ma pean ütlema, et see on see inglise keele lugu, et see funktsioon ei tööta eesti keeles, aga kui teil inglise keel on enam-vähem ja vahepeal tahate midagi kuulata, siis see on koht, kus sa saad ise endale audioraamatu justkui luua. Võib-olla te olete veebis ringi käinud ja näinud mõndade artiklite juures on nupuke kuula seda artiklit. Ja hea on kuulata, aeg-ajalt tahad teha koduseid töid ja samal ajal taustaks kuulata. Siis siin on selline element, et ma ise copy-pastisin siia teksti, kustutan selle siia, kustutan siit ära. Läks ära. Ja nüüd ma saan panna insert ja audio buttons. Ehk kõigepealt ma copy-pastin oma teksti. Ta loeb eesti keeles ka, aga see on nii hullu aktsendiga, et sellest ei saa aru, nii et ma soovitan seda inglise keeles ikkagi teha. Copid siia artikli, mida sa tahaksid kuulata või raamatu peatüki ja klikid listen to this tab. Ja nüüd, kui sa siia peale vajutad, kahjuks mul meil on heliga YouTube'i ülekandest trikki, mida toimub saada. Näha on, aga siin ta tiksub. Et kui sa siia peale vajutad, on selle kinni, vajutad siia peale, see avaneb ja hakkab liikuma ja sa saad siit veel panna kiiremaks, näiteks mul on 1,5, võib-olla sulle meeldib 1 ja sa saad valida häält, kas loeb siuke mahenaishääl, mahemeeshääl, tahad sa natuke siukest tempokamat või jah, natukene siukest intensiivsemat häält, siis seda kõike saad siin valida, vajutad siia peale. Ja see võib olla päris pikk tekst. Sina pühid lauda puhtaks ja kuulad taustaks artiklit. Väga põnev lahendus. Nii, vahepeal, kui teil on küsimusi, pange need küsimused teile. Kui ei ole, siis varsti hakkan mina teilt küsimusi küsima ja siis me jõuame asjadega edasi. Aga ma tahaksin näidata teile veel ühte asja. Ja see on nüüd seotud Google Workspace'iga, ehk sul peab olema see tasuline Google Workspace, et seda teha. Ja selle nimi on Google Vids, ehk siis justkui video. Ma hüppan siia lehele. Ehk Google Vids, sa näed, siin on selline väikene ikoon, lilla taust, nooleke peal ja Vids kirjutatud siia juurde. Kui sa tuled Google Vids lehele, sa pead olema selleks Workspace'i klient, et sisse logida, siis sul on võimalik hakata looma videosid. Videosid sa saad muidu seal Gemini aknas ka luua, aga siin sa saad neid teha teistmoodi. Sa saad teha seda AI avatari, jällegi ma ei soovita. Sa saad oma slaidid videoks teha, mis on päris tore. Ja nüüd üks element, mis mulle väga meeldib. Sa saad lindistada korraga ennast rääkimas ja seda, mis sa ekraanil teed. Sa saad samuti üles laadida erinevaid pilte, videosid, faile oma Drive'ist ja siis need teha selliseks presentatsiooniks, mis on pooleldi presentatsioon ja pooleldi video. Või siin on terve hunnik erinevaid template'e ka, millega alustada. Või sa lihtsalt tead umbes, mida sa tahad ja siis hakkad oma videolugu tegema. Mina räägiks nüüd 2 use case'ist. Esiteks, sa saad lindistada oma ekraani ja iseennast. Ma soovitan seda teha, kui sa töötad mingit tarkvaraga näiteks ja sa tahad jalutada inimesed läbi, kuidas midagi teha. Võib-olla on see su siseprotsess, et kuidas meie
midagi täpsemalt teeme, kuidas sa saad panna oma siseveebi midagi üles või mingi juhend, juhis, siis sa saad ekraani peal lihtsalt läbi käia ja ise kõrvale rääkida. Teine variant, kui sul tundub nagu, et otse ekraaniga rääkimine on natuke imelik, sa võid lihtsalt ka vaikides käia läbi, klikkida siia, 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 siia. Võtta selle video, siin saab lindistada kuni 10 minutit. Võtta selle video ja läbi Drive'i, ta läheb automaatselt salvestub Drive'i. Minna sellega Gemini'sse ja öelda Gemini'le, et palun tee kokkuvõtte ja räägi mulle, mis protsessi osad siin täpselt olid. Et mida ma siin tegin. Vaatan, kas ma saan seda siin teile näidata. Nii, üks hetk. Login siin sisse teise. Nii. Mul on nii palju nüüd tääbe siin lahti tulnud, et mul lihtsalt on asi natukene aeglasemaks muutunud. Pidage vastu. Nii, login sisse teistmoodi. Kohe toon teieni pildi ka. Nii. Vaatame, ei, praegu veel ei juhtu seda, mis ma tahaks, et juhtuks. Proovime uuesti. Et lihtsalt ära näidata, kuivõrd lihtne see näide on. Nii, proovime. Kas tuleb nüüd? Äkki tuleb. Ühesõnaga, eesmärk on siis teha video, salvestada ära. See salvestub automaatselt Drive'i ja Drive'is sa oled ühendanud, tuled tagasi Gemini'sse. Nii, teate, ma ei saa teile seda paraku näidata, andke andeks. Mul jooksis see leheke siin kokku praegu, aga nüüd te peate lihtsalt mind kuulama. Ma kohe loodan, et see laheneb ja ma saan kuskile mujale vajutada. Nii, ma ei näita teile seda näidet. Kes soovib, siis ma võib-olla teeks oma LinkedIni sellise väikse kokkuvõtva klipi, kuidas Google Viitsiga juhiseid teha. Aga kui te seda teete, ühesõnaga teete video, lähete Drive'i, lähete Gemini'sse, võtate Drive'is selle faili ja kirjutate, et palun anna mulle selle faili põhjal juhised, mida ma saaksin oma tiimiga jagada, et kuhu millal klikkida, et midagi ära teha. Ja ta teeb selle nii ruttu ja nii lihtsalt ära ja see vastab nii tõele, ta on täpselt selline, et palun ava see, siis kliki sinna, pane tähele, et sa saad teha seda, teist ja kolmandat. Ehk siis, kui on selliseid protsesside kirjeldusi vaja, super äge. Teiseks, kui te olete teinud võib-olla screenshotid, et see screenshot, see ja sa tahad, et sul tekiks sinna peale see vestlus, mis ütleb, et nii, nüüd mine sinna, nüüd vajuta sinna, nüüd juhtub see, et selleks, et näha seda vaadet, sa pead avama selle, siis seda saab ka siin Google Viitsis nii mugavalt teha. Sa lihtsalt laed oma screenshotid ülesse ja enne sa oled Gemini'lt palunud, et anna mulle see tekst, mis võiks minna siia peale lugejale ja siis sa saad Google Viitsis kasutada kas AI häält, mis loeb sulle sinna peale, et liikud edasi, vajuta palun siia või lugeda seda ise niimoodi, et sul tuleb teleprompter ette, mis ütleb sulle ka, mis hetkel, mis kiirusega sa ette lugema pead. Teine näide, mida Google Viitsis kasutada on, kui teil on tiimis selline näiteks soov jagada uue töötaja kohta, et kes ta on, mis ta teeb, mis tema hobid on, millist sorti inimene ta on, siis väga paljudel juhtudel kirjutatakse lihtsalt üks väikene lõik. Et olen Marju ja turundaja, vabal ajal meeldib padelit mängida. Et selles mõttes see võib-olla, see on ka tore, aga võib-olla sa tahad natukene põhjalikumat asja teha või huvitavamat. Siis Google Viits võimaldab sul ühendada slaidid ja video. Ehk siis ma panen selle praegu mängima siin, heli ei peaks olema, nii et ärge muretsege, heli ei peagi läbi tulema. Ehk sa saad need elemendid, mis siin on, näiteks siin on video. Sa saad vajutada siia video peale. Mul on arvuti üliaeglan. Nii tuli. Ja nüüd sa saad asendada selle video. Kas mõne muu videoga oma arvutist? Teha AI-ga video, mida ma ei soovita. Luua pilt, mida ma ei soovita. Valida ise oma pilt või foto või siis salvestada. Ehk kui sa salvestad, siis nüüd on see, ta kasutab sinu arvuti kaamerat. Ja nüüd sa saad siia rääkida ise oma hobide kohta. Või sa võtad, näiteks minu puhul on mulle meeldib padelit mängida, võib-olla keegi on teinud väikse klipi, kuidas ma väga hea löögi teen. Siis ma saan selle siia tõsta ja ongi olemas.
võib-olla see on uue töötaja meelespea, mis teil on vaja teha, tahaksite tutvustada ettevõtet, võib-olla need on teie brändireeglid, võib-olla sa tahaksid mõne muu videoga oma ettevõttes teha sellise väikese tutvustuse uutele partneritele niimoodi, et sa näitad ühel pool elemente, mis on slaidi peal, aga teisel pool sa paned siia enda video, kus sinu nägu on ja sina räägid. Hästi ägedad materjalid tulevad selliselt. Mõned mu kliendid on teinud sellist minimüügimaterjali, nagu väike siuke mini-pitch. Ehk sa tahaksid teha ainult nagu kindlale ettevõttele, rääkides temale sobivatest elementidest. Ja kuna see on siin juba ette valmistatud, loomulikult sa saad oma värvid panna ja sa saad valida täitsa teistsuguse template'i. Kuna see on siin juba olemas või kui sa ise tahad ehitada, sa ükskord ehitad. Ja nüüd sa istud arvuti taha ja sa lihtsalt vajutad siit salvesta või hakka nagu lindistama ja räägid selle juttu ära, ütledki, et nii, sinu ettevõttele tuginedes ma ütleks, et me saame sind aidata niimoodi või teistmoodi. Ma ütleks 5 minutit ja sul on valmis kogu see lugu. Tõesti, ja sa saad seda edasi saata nagu ikka Google'i materjale, lihtsalt lingina, saad selle failina, videofailina alla laadida, üles laadida, aga kõige mugavam on just see, et sa saad sellele saata lingi, et sa ei pea mõtlema, kui palju mahtu see võtab ja kas see mahub mul kirja manusesse. Sa paned lihtsalt lingi, et siin on meie tutvustus, et täpselt, et kuidas me saaksime sinu ettevõtet aidata. Nii, aga mina tahaks tulla nüüd kuulama teid, küsimusi, vastuseid, elemente, mis on põnevad, mida saab veel teha, et siin Google Workspace tundub siuke põhjatute võimalustega, et kui sa siia juba süvened, siis see haarab sind niimoodi kaasa, et siin on nii palju elemente, mida teha saab, mida luua saab. Mul on terve hunnik prompte, mida ma hea meelega jagan pärast teiega ka. Ma korraks jagan ühte lehte, kui ma olen need endale jaoks kirja pannud, et kuidas kasutada YouTube'i. Paned lihtsalt @YouTube, võib-olla sa tahad Google Maps'i ja võib-olla sa tahad mõnda muud tööriista, Drive'i, lihtsalt kasutad seda @märki, lisad juurde, mida sa otsid. Deep Research'i kohta ma tegin ühe hästi basic'u prompti vabalt. Tahad stiilijuhist luua, aga ei tea, kust alustada, siin on jällegi see prompt olemas ja saad. Ma tegin ka eestikeelse minu stiilis kirjutaja prompti, mis on nagu see näide, mis ma näitasin inglise keeles, ma lihtsalt palusin selle eesti keelde tõlkida. Et siin on, aga see on nagu minu oma, teie tehke enda omaks, eks ole, et pange siia, mis teile huvitavad toimuvad. Kuna ma panin siia ka, et järgi David Ogilvy põhimõtteid, siis ongi võimalik võtta see Deep Research'i fail ja panna sinna juurde, et siin on tema põhimõtted, mida sa jälgima peaksid. Siin on seesama näide, kus ma kulutusi klassifitseerisin. Google Docsis on Listen to this tab ja Google videosid. Samamoodi nägime, et ma hoolitsen selle eest, et need promptid jõuaksid ka teieni. Kõik, kes te täidate tagasiside, siin ongi see tingimus. Siis teile tuleb ka see lisamaterjal, mis siis on 2 koolituse peale kokku. Ja see ei ole ainult nüüd puuduta neid elemente, mida mina otseselt mainisin, aga see on natuke ekstra, et seal on veel elemente koos, hea struktuur, kuidas seda Google Workspace'i võimalikult maksimaalselt enda jaoks tööle panna, niimoodi, et Gemini sind aitab. Ma tahaks välja tuua veel ühest viimasest uuringust. Tuli välja, et inimesed enam ei kasutagi AI-d niivõrd asjade ära tegemiseks, kuivõrd mõttepartnerina. Ja mulle väga meeldis seda kuulda, ma arvan, et see on üks element, kuidas meie AI-d kõige paremini kasutada saame. Me küsime vastuväiteid oma mõtetele, me küsime tagasisidet oma mõtetele, aga seda AI tahab meid alati kiita, meile kaasa elada. Ehk siis, kui te tahate konstruktiivset tagasisidet saada, siis talle tuleb öelda, et minu eesmärk on võimalikult hea tulemus. Ma ei solvu, kui sa ütled mulle halvasti. Palun hinda minu teksti ja anna võimalikult palju, võimalikult konstruktiivset ja karmi tagasisidet. See on üks variant. Teine variant, mida ma soovitan kasutada, on see, et sa annad talle ette skaala. Palun hinda minu tööd 1-st 10-ni 5 kategoorias. Ta ei julge sulle halvasti öelda, aga ta julgeb sulle hinnaks number 3 panna. Ja siis sa saad aru, et aha, see on see element, mida ma võiksin natuke muuta. Et see on see, mis võiks toimida. Nii, aga
tuleme meie küsimuste juurde. Ehk siis, kui teil on küsimusi, palun pange chati ja mina hakkan järjest vastama, sest esimene tunnike sai meil täis. Nii. Kas on teada, millal saab Sheetis kasutada Gemini funktsioone täielikult eesti keeles ja kas on informatsiooni selle kohta, millal on Gemini täielik tugi saadaval Apple iPhone'is? Kahjuks ei ole. Alati Gemini või Apple, vabandust, alati, ühesõnaga, nii, ma nüüd ajasin kaks asja, panin kokku. Apple iPhone'is. Gemini teeb muudatusi kogu aeg asjad uuenevad. Ja need uuenevad niimoodi, et inglise keeles saab midagi rohkemat kasutada ja siis mingid elementaarsed funktsioonid, mida me inglise keeles oleme juba tükk aega kasutanud, muutuvad eesti keeles võimalikuks. Ehk seda, et täielikult kõik juhtuks, ma ei näe, sest kogu aeg see võimaluste palett avardub, mida saab inglise keeles teha ja siis sealt tagumise otsa pealt need eestikeelsed võimekused tulevad tasapisi juurde. Kas see millalgi saab identne olema? Võib-olla millalgi saab, aga millal seda ma ei oska ennustada. Ma tahaks veel nii palju öelda, et AI muutub, AI maailm areneb nii kiiresti, et see ei ole selline, nagu meil võib-olla ettevõttes arendused, et et see arendus, et seda hakkame 3 kuu pärast vaatama või see on mingi järgmise aasta teema. Juba järgmine nädal võib midagi olemas olla. See lihtsalt kõik muutub nii kiiresti, tulevad välja uued mudelid ja tulevad välja uued võimekused. Apple iPhone'is Gemini tugi täielikult, see sõltub Apple'ist päris palju ka. Nad on ütelnud, et nad justkui nagu Apple on öelnud, et ta kasutab ChatGPT seal sees, aga me saame kasutada Gemini äppi Apple iPhone'is. Ja see on hullult mugav. Kes ei ole veel kasutanud, siis ma soovitan kasutada seda live funktsiooni, kus sa saad näidata, mis sinu ümber toimub ja rääkida samal ajal. Ja mina olen seda kasutanud, kui mina olen veebis millegiga hätta jäänud. Ehk ma olen mingisuguses programmis sees ja mul on error ja ma ei tea, kuhu vajutada või kuidas seda lahendada või ma ei leia midagi ülesse. Siis ma lihtsalt näitan telefoniga ekraani peale ja küsin, kuhu ma nüüd pean vajutama. Ja ilusti saan vastuse. Jällegi, nagu täisfunktsionaalses eesti keeles, millal tuleb, ei oska seda kuupäeva öelda, sest keegi pole seda kuupäeva välja öelnud. Nii, aga Google'i uudistega saab ennast kursis hoida workspace updates.googleblog.com. Seal tulevad need uued funktsionaalsused pidevalt tutvustamisele ja seal on ka, ja YouTube'is on Google Workspace'i kanal olemas, kus on terve hulk selliseid visuaalselt hästi vormistatud õpetusi, kuidas mingit elementi teha. Ehk sinna ma soovitan niikuinii vaadata, sest mina täna jõudsin näidata sellised paremad palad või midagi, mis on mind rõõmsaks teinud või minu tööpäeva kiiremaks, lihtsamaks ja efektiivsemaks, aga tegelikult seal on väga palju erinevaid õpetusi. Läheme järgmise küsimuse juurde. Kui kasutan Gemini 2.flash tasuta versiooni, tegevuste säilitamine on sees, automaatselt ei kustutata. Kas on turvaline aktiveerida Google Workspace või peaksin kasutama tasulist versiooni? Siin seda erisust ei ole, et tasuta kasutajad oleksid kuidagi halvemas olukorras kui tasulised. Lihtsalt siin on, neid kategooriaid on nüüd 3. Tasuta kasutajad, tasulised eraisiku kasutajad ja tasulised Google Workspace'i kasutajad. Google Workspace'i kasutajatel on see privaatsus layer suurem. Seal on erinevus. Ehk kui sul on sinu tööfailid, tööelemendid, siis mina soovitan kasutada upgrade'id ennast Workspace'i. Workspace'iga tuleb automaatselt kaasa tasuline Gemini. Ehk siis sa saad seda kohe koos kasutada. Google Workspace'il peaks olema ka, kui ma ei eksi, siis paarinädalane selline tasuta trial periood ka, et vaadata, kas see on see, mis sulle rõõmu toob. Ja ma ütlen, et Workspace'i päris nagu see tulu ja efektiivsus tuleb välja siis, kui sa kasutad mitmeid asju korraga. Ehk kui sa oled Drive'i kasutaja ja samal ajal teed faile ja sa liigud ühest kohast teise, sest see mugavus, et sa saad midagi otse kalendrisse panna, endale nii-öelda to-do listi lisada, see on see, kust efektiivsus tuleb. Mina ütleks, et efektiivsus tulebki peamiselt need otseteed, need ühendused, et sa ei tee seda upload ja teiseks sa kasutad gemme. Sa mõtled läbi oma tööpäeva selliselt,
et mis on sinu korduvad tegevused igal asjal, et need oma džemmi. Nii et kui sul on vaja küsimusi, esimest korda on see üles sättimise vaev, aga kui sul on küsimusi, sa lähed kohe, paned oma review sinna, saad kohe vastuse. Paned kohe selle emaili teksti ilma siis isikuandmeta ja saad vastuse, mida vastata, kuidas vastata ei. Kõik, mis kordub, võib-olla sul on mingid muud elemendid, millele on kordusi vaja, võib-olla sa tegeled tekstidega ja sul on vaja, ma ei tea, pealkirjadele alternatiive. Et sa oled kirjutanud valmis uudiskirja, mis läheb niikuinii avalikult kõigile, et sa tahad paremat pealkirja, siis sa ehitad sellise džemmi endale, et need džemmid, need toovad efektiivsust. Nii, mitte kunagi ei tasu panna ühtegi konfidentsiaalset asja. Ega ma toon veel kord välja, et eriti me tahame mõnikord küsida tagasisidet lepingutele. Et meil on vaja mingi leping ja me tahame teada, kas keegi tahab mind siin millegiga tõmmata. Nüüd, kui seal lepingus on kirjas, et leping on ainult 2 osapoole vahel, siis AI on 3. osapool, keda sa ei tohi sinna kaasata. Ehk ärme pane konfidentsiaalset infot. Nii, siin on küsimus, kui avan Google Docsi või Sheetsi, siis seal ei ole seda tähekest ikooni. Tasuline versioon toob selle ikoonikese sinna. Ma meelega tahtsin teile näidata tasulise versiooni võimalusi, sest alati kõik küsivad, et aga kas mul tasuks tasulise peale minna. Mina soovitan proovida tasulist, võtta kas või 1 kuuks ja vaadata, kas sinu kasutus on sellisel määral, et kas ta toob sulle seda tulu. Kui mina vaatan, kui palju mind tasuline versioon aitab igapäevaelus, siis see on minu jaoks seda investeeringut väärt. Kui sa ei kasuta nii palju või nii tihti, siis võib-olla antud hetkel sulle piisabki tasuta versioonist. Ja see on ka väga okei, et igale ühele oma, me kõik alustame kuskilt, et mina soovitan alustada tasuta variandiga korraks vahepeal, kui sa oled juba selle tasuta versiooni kätte saanud, siis panna tasuline kas või kuuks ajaks ja vaadata, kas see teeb sind rõõmsamaks või mitte. Nii. Siis küsimus, kas ma olen kõrvutanud Gemini'd ja teiste, nagu näiteks ChatGPT võimekust ja funktsionaalsust. Ma olen küll kõrvutanud, ma mitte ainult isegi ChatGPT, ma olen väga suur ka Claude'i kasutajaks, siis mina kasutan ja ma olen ka Grokki kasutanud. Igal asjal on oma võlu ja ma olen vahepeal kujundanud neid seisukohti, et mis millekski hea on. Ja siis tuleb Gemini välja uue lahendusega ja siis ma kujundan need seisukohad ümber. Ja siis tuleb ChatGPT uue lahendusega või uue mudeliga ja jälle ma mängin need ümber. Ehk ma ei oska praegu välja tuua, mis nagu kõige parem on või kõige parem millegi jaoks. Küll aga ma ise kasutan neid paralleelselt ja mõnikord ma teen niimoodi, et ma palun Geminil midagi valmis kirjutada ja siis ma lähen ChatGPT-sse ja ütlen, Gemini kirjutas niimoodi. Kuidas sina seda teeksid või mida sa muudaksid siin ja ma saan selle muudetud versiooni. Siis ma hüppan tagasi Geminisse ja ütlen, et ChatGPT tegi niimoodi, mida sina seda muudaksid. Ja mõnikord niimoodi seal vahel hüppeldes mulle selgub, et näiteks Gemini kirjutab rohkem minu stiilis või ChatGPT tegi seda asja praegu selliselt, nagu mina tahtsin. Mõnikord ma võtan sama prompti ja ma lähen kõikidesse 3 tööriista ja vaatan, milline lahendus mulle kõige parem tundub. Aga siin nüüd tasub mõelda, et mis on see sinu tööülesanne. Ehk siis ma palun teil kõikidel mõelda selle peale, mis on teie ametinimetus ja mis on teie ametikirjeldus. Ja mille eest makstakse teile palka või te maksate ise endale palka. See tõenäoliselt ei ole andmesisestaja. Ehk me peame AI-ga tegema tööd selliselt, et me ei muutu andmesisestajaks. Meie ülesanne ei ole lihtsalt copy-paste ida. Meie ülesanne on analüüsida ja leida see hea lahendus. Ehk seetõttu need ülesanded, mis nõuavad põhjalikku käsitlust või kus ma tean, et see protsess on pikk ja see esimene prompt on alles tsükli algus, ma teen selle katsetuse näiteks kõigis 3 ChatGPT, Gemini ja Claude. Vaatan, et Gemini tegi mulle selle praegu selliselt, et ma tahaks siit edasi minna. Siin on see võimekus, siin on näiteks see Canvas funktsioon, mida ma saan kasutada. Ma korraks veel hüppan sinna Canvase funktsiooni, et eelmisel korral ma seda näitasin, seekord veel mitte, et äkki kellelgi on abiks, et seal on väga tore infograafikate loomise võimalus või veebi loomise võimalus. Ühesõnaga, ma tunnetan ära, kus ma midagi teha saan.
aga ma ütlen teile ka seda ausalt, et kui natuke aega kasutada neid tööriistasid, mis meil on siis Gemini ja ChatGPT ja Claude, siis ühel hetkel sul hakkavad tulema teistsugused mõtted ja sa tahad rohkem saada. Nii et ma olen mingite ülesannetega liikunud edasi ka teistesse tööriistadesse nagu Lovable, ehk siis ma olen juba hakanud looma veebirakendusi, mis need asjad kokku panevad. Gemini teeb ka päris head tööd. Näiteks kui sul on mingi terve hunnik datat ja sa tahad sellele saada dashboard ehk siis niisugust nagu ülevaatlikku lehte, kus on väike interaktiivsus sees, siis ka seda on võimalik seal Canvases teha. Et päris palju. Nii. Üks kommentaar, mis on väga huvitav, on toodud see, et kasutan enda töös igapäevaselt 6 tasulist tööriista kogumaksumusega circa 1200 eurot aastas. See on minu parim investeering ja tõstnud minu efektiivsust 10 korda. Issand, kui hea meel mul seda kuulata on, sest me mõnikord jääme põdema nende kuutasude osas. Ja ma tean, et see on mentaalselt üks plokk, mis tuleb meil ületada, et me maksame veebis asjade eest. Me oleme ülikaua nautinud tasuta veebi absoluutselt igal kujul ja meil on kuidagi eeldus, et kõik peab tasuta olema. Aga kui sa võtad tasulise tööriista ja sa suurendad oma efektiivsust 10 korda ja sa teenid tänu sellele palju rohkem raha või hoiad palju rohkem aega kokku ja vaba aeg on ka oma väärtusega, siis see on mõistlik. Ja, nii et me ei pea kartma seda kulutust. Me ju maksame asjade eest nii-öelda füüsilises maailmas, et miks mitte seda siis teha ka veebis. Nii, tõlkimise kohta küsimus. Kas mingi tehisintellekt väljastab tõlget kakskeelse tabelina, nii et kõik lõigud algavad samalt kõrguselt? Hea küsimus. Ma arvan, et sellist väljundit saab Geminilt ka küsida, et palun tõlgi ja too mulle välja tabelina, nii et iga lõik on oma tabelis ja sellele vastav tõlge on tabeli teises virnas või siis teisest lahtrist seal kõrval. Et ma arvan, et see on see koht, mis ongi promptimise puhul, kui me mõtleme, et me anname talle ülesande, et me anname talle ka selle kirjelduse, kuidas me tahame, et vastus välja näeks, millisel kujul. Ja kui see on tabel, siis väga lihtne on kõrvutada neid ja vaadata, kas on hästi. Aga tõlkega ka ma soovitan katsetada erinevaid tööriistu. Mina ise tunnen, et Google Translate ja Gemini tõlgivad erinevalt. Ehk siis sa pead leidma selle, mida sul vaja on. Kas sul on võimalikult originaali lähedast või võimalikult ladusat või mingis teises sellises tundes ja stiilis. Et see on ka selline promptimise küsimus. Ma soovitan seda katsetada ja sellega mängida, et kuidas ja kus paremini välja tuleks. Aga nüüd ma lubasin teile näidata seda Canvase funktsiooni ja ma tahakski tulla tagasi Gemini'sse, sest muidu need inimesed, kes ei käinud eelmisel korral, need on õnnetud ja seda mina ei taha. Kõik peavad rõõmsalt lahkuma. Nii, mis ma olen siin siis kokku teinud? Kuidas seda teha? Nii, võtame selle. Ma tegin ühe LinkedIni postituste jaoks ühesõnaga. Tuleme algusesse tagasi ja räägime läbi. Ma andsin vabanda ette inglise keeles, aga tulemus on eestikeelne. Mulle mõnikord meeldib niimoodi, et ma promptin inglise keeles. Mul tunne, et see läbisaamine meil Gemini'ga on siis parem, et ta kuidagi ta siis ei prioritiseeri Eesti allikaid, vaid välismaa allikaid ja ta toob mulle kuidagi nagu targema vastuse tihtipeale. Ja siis ma palun seda tõlkida ja palun sellega tööd teha ja siis ma lähen äkki eesti keele peale üle. Et mõnikord ma lihtsalt promptis kirjutan siis inglise keeles ja jällegi ma andsin talle rolli, kes ta on ja palusin tal visualiseerida kogu selle loo. Seda on parem niimoodi teha, kui sa vajutad kohe Canvas ja kirjutad talle, mida sa tahad. Ja mina panin siia kõik oma LinkedIni postituse ideed. Need on minu päris ideed. Tõenäoliselt need on minu peast tulnud ja ma neid tahaks nagu kajastada. Ma panin siia terve hunniku neid kirja ja ma soovitan ise ka alati rääkige sisse, et ärge muretsege, et see tekst väga pikk jääb.
Ja siis ta natuke jonnis mul siin, mina ütlesin, et ma tahan, et sa teeksid selle mul ilusti nagu siukseks visuaalselt ja graafiku põhjal. Ja siis ta ütles, et ta ei saa seda teha ja mina ütlesin talle selle peale, et ma tean, et sa saad seda teha, et tee seda Canvases, et palun tee seda. Ja siis ta ütles, et tõepoolest ma tegelikult saan küll ja avaski siin kõrval sellise ülevaate, minu LinkedIni postituste plaan siis. Ja kui ma nüüd seda jagan, mul on võimalik vaadata seda kas koodina või vaatena. No mina sellest koodist aru ei saa, loomulikult ma vaatan seda vaadet ja mul on võimalik seda jagada. Ja ma saan seda jagada lingina ehk ta loob lingi ja nüüd, kui ma siia peale vajutan, ma tulen teiega koos siia tääbi, siis ta näeb välja selline. Ehk kui ma kellelegi saadan lingi, oletame, et näiteks et ma teen ettevõttele postituste plaani ja ma tahan kõigile öelda, et millistest teemadest me võiksime rääkida või millised teemad me võiksime üldse võtta fookusesse 4. kvartalis, siis siin ta on välja toonud selle plaani niimoodi. Üks mõte, mis mul on see, et kas meie uus ametinimetus peaks olema human in the loop ehk siis inimene kogu selles AI rägastikus, et kas meie ametiks saabki siis see, et me oleme AI kontrollijad ja me vaatame, et kas asi on loogiline ja vastab tõele, aga mitte me nagu ei loo neid asju algusest lõpuni ise. Nii palju siis see Canvase kohta ja Canvase kohta siis hüppan korraks, et kuidas me seda nagu kõige lihtsamalt veel teha saame kokkuvõtlikult. Sa võtad uue chati, sa lähed siia toolside peale, võtad siit Canvas ja ütledki talle, et palun tee mulle graafiline ülevaade, see ei pea isegi kasutama sõna graafiline ülevaade, no millest me teeme, uutest ideedest, mida LinkedInis. See on väga kehv prompt, aga kuna ma siin samal ajal räägin ja kirjutan, tegelikult kuidas seda prompti heaks saaks, ütleksid talle, oled copywriter. Nii. Siis ütled, et kes sina oled, annad konteksti. Mina tegutsen turunduse valdkonnas. Nii, palun tee mulle graafiline ülevaade uutest ideedest, mida LinkedInis kasutada. Too välja kõige põhusamad võtted. Nii, ja kuna siin on Canvas mul rakendatud, siis ta tekitab mulle kõrvale teise vaate, kus ma saan ise teksti sättida, kus ma saan seda täiendada, kus ma saan seda muuta, kus ma saan seda kustutada. Mulle üldse ei meeldi, et ta tõmbab neid emojisid siia, ehk seetõttu ma olen oma gemmides alati kirjutanud, et väldi emojisid. Tugisambad, kõik on siuke klassikaline struktuur, ütleme nii, et sobib. Tegelikult ma ei saa vaadata neid emojisid, ikka pean mõne ära kustutama. Ja nüüd on siin create nupp, ehk siis loo nupp. Vabandust, nii, mul ei vahetunud ekraan. Nii, näitame teile. Kirjutasin siia, oled copywriter, mina tegutsen siin valdkonnas, sina teed seda, mõtles välja, avas faili. Canvas oli valitud. Nii, ja kui mul on kõrvale tekkinud siia see tekst, siis siin üleval on jaganupp, kus ma saan võtta kõik selle teksti, mis on siia tekkinud ja viia selle Google Docsi ja seal edasi tegutseda. Ma saan seda lingina jagada või ma saan kopida. Ja siin kõrval on loo nupukene, kus ma saan selle muuta kas veebileheks, infograafikaks, küsimustikuks või ta isegi teeb mul selle põhjal väikse podcasti episoodi ehk siis niisugune audio ülevaade, millest siin räägitakse. Seesama funktsioon, mis on Notebook LM-i sees, on ka siin olemas ja seda audio overview'd on väga hea kasutada, aga seda audiot saab ka chati sees kasutada, et kui sa tahad, et ta loeks sulle vastuse ette, siis sa saad ka seda tavaliselt panna. Seekord võtame, teeme veebilehe ja ta ei tee siin meile niisugust veebilehte nüüd, et Marju Sokmani veebileht, vaid ta teeb meile lingi. Ta teeb meile kujundatud keskkonna, kujundatud lingi, kus ta jagab seda sama infot, mis siin Canvasel on. Selle Canvase võlu ongi see, et sa saad siit ise ära kustutada asju, ise oma sõrmedega siia asju juurde lisada. Ehk sa saad teha selle teksti siin enda omaks, kasutada neid mõtteid, kustutada ära mingisugused elemendid, mis sulle ei meeldi. Võib-olla
struktureerida ümber, lisada kuhugi bullet point'id, kuskilt need jällegi maha võtta ja ta hakkab kirjutama koodi. Nii et ta vormistab selle justkui selliseks HTML-leheks, et kus on värvilised taustad, sisublokid, võib-olla ka väike interaktiivsus sees, et sa saad valida kuskilt mõnda teist asja. Ja ta mõtleb sõltuvalt olukorrast, kas on lihtne või keeruline, aga tavaliselt läheb paar minutit. Ehk siis ikkagi kulub oma jagu aega. Ja nüüd selle interaktiivse lahendusega ta võtab selle teksti, aga ta ei võta seda üks ühele. Ta natukene muudab. Ta tahab mõelda selliselt, et mis veebis paremini toimiks. Et ta justkui võtab arvesse kasutaja kogemuse UX põhimõtteid, et kuskil ei oleks nüüd liiga suur tekstiblokk, et ta jagab neid tükkideks. Ta ei pruugi välja näha täpselt selline nagu Canvas. Nagu ta tõi siin pealkirja suureks. Nii, juba ütles, et midagi on siin läinud valesti, et ma saan alati minna ka paluda tal koodi parandada. Ja kui ma ütlesin teile tekstide puhul, ärge kasutage seda väljendit, et tee paremaks, siis koodi puhul kasutan mina kogu aeg seda väljendit, et fix it, tee korda, sest ma tõesti ei oska ise neid vigu seal leida. Aga siin ta siis tegi sellise lehe, määratle oma fookus, tõigi välja meile siia erinevad elemendid, mõju kaasamine. Siin me näeme, et on midagi puudu. See ilmselt oligi siis see viga. Siin on hea näide, täpselt see, mis ma siin ütlen, et kuidas teha, kuidas mitte. Nii, ja tõhusamad võtted siis LinkedInis, karusselli postitus, konks lugu pakkumine, struktuur ja sisukas kommenteerimine. Väga head soovitused. Ja jällegi, kui ma tahan seda jagada, siis ma saan vajutada siia share nupu peale ja siin võttagi lahti selle lingi ja selle lingi kuskile saata. Kuidas ma seda päriselus kasutanud olen? Minu käest on küsitud näiteks, et milline on sinu workshopi struktuur. Ja siis ma olen palunud selle ära visualiseerida, et me alustame sellega, et me tuleme kõik ühele lehele, siis järgmine punkt on see, siis on see teema, et mul tuleb lihtsalt üks joon ja väiksed kastid sinna kõrvale. Et saadan edasi nii kirjaliku dokumendi, kus ma olen põhjalikumalt lahti rääkinud, kuidas minu koolitus välja näeb, aga et oleks siuke visualiseeritud kiire vaade nendele inimestele, kes tahavad lihtsalt diagonaalis näha, et nagu tänagi, et millest me räägime. Me räägime deep research'ist, me räägime gemmidest, me räägime sheets'ist, docs'ist, viitsist ja siis me tuleme siia Canvasesse ja vaatame veel mingeid võimalusi. Tihtipeale visualiseerimine on abiks. Nii, aga mina tuleks nüüd tagasi siia küsimuste tääbi juurde. Kui on veel tekkinud küsimusi, siis andke julgelt märku. Ma vastan rõõmuga. Nii, siin on üks tulnud selle Canvase näite tegemise ajal. Kas seda saaks kasutada ka väikese blogi asemel, näiteks 2 või 1 pildi või PDF-i faili jagamiseks, mida ei soovi kuhugile mujale üles laadida, artiklid, illustratsioonid ja nii edasi. Mu küsimus on, et miks sa seda blogi teed, kui sa seda ei taha kuskile nagu otseselt üles laadida? Et ma ütlen blogidel, enamus mõte on mitte see, et nii head mõtted tahaks neid jagada. Enamus blogidel on see mõte, et ta töötaks sinu kasuks otsingumootorit silmas pidades. Ja tänapäeval ka teisi LLM-e, ehk siis kõiki neid AI chatte meeles pidades. Kui ma panen selle oma veebilehele, siis ma saan selle viite oma veebilehele. Ehk inimene otsib midagi ja minul täpselt blogis on see vastus, siis ma tulen Google'is selle blogiga välja. Miks ma tahan seda kuhugi täitsa nagu eraldi panna? No võib-olla seal on mingid põhjused, võib-olla sa tahad ainult kellegile, 3 inimesele jagada midagi, et ei soovi mujale üles panna. Siis ma soovitan, kui see on PDF, siis jaga seda oma Drive'ist. Pane see PDF oma Drive'i ja jaga seda linki otse sellele PDF-ile. Et siis ei ole seda Canvast vaja sinna luua, sest tõenäoliselt seda PDF-i sa tegid mingi muu programmiga ja sa said neid lõike rohkem mängida. Siin Canvases on see lugu, et sa ei saa seda kujundust, sa saad timmida ja promptida, aga mõnikord on mingeid asju lihtsam teha nii, et sa ise lohistad selle kasti paika. Selle asemel räägid talle, et pane see nüüd sinnapoole, sest ta ei pruugi sul 100% teha. Eks kui sa tead täpselt, mis sa tahad luua, siis ma soovitan kasutada
sa võid kasutada näiteks Google Slidesi, panna sinna, seal saad teha igas formaadis seda slaidi, see ei pea ainult slaidikujuline olema. Paned sinna oma 2 pilti ja selle lõigu ja jagad linki sinna. Kui sul ei ole eesmärk, et ta kannaks sul SEO funktsiooni, et ta tooks sulle hiljem veebilehele traffic'ut. Et selles mõttes, jah, oleneb täpselt. Kui sa annad mulle rohkem infot, mida jaoks sa tahad teha, kus sa tahad jagada, mis selle eesmärk on, siis ma hea meelega mõtlen kaasa. Ja siinkohal ma tahaksingi välja tuua seda, et keegi teist saab sessiooni koos minuga. Ma nii hea meelega, täpselt nii nagu reklaamides öeldud, ma võtaks ühe kohvi ja ma istuks teiega maha ja käiks teie isiklikud use case'id, isiklikud töö teemad läbi. Kus kasutada AI-d, kuidas võiks kasutada ka AI-d, kas Gemini Workspace'i mingisugune element saaks aidata. Võib-olla on see Google Feeds, et mida sellega saaks ära luua, mida saaks kiiremaks, automaatsemaks teha, kuidas täpselt seda Gemmi teha. Olen teie kõrval, aitan sõnastada, aitan katsetada, aitan tagasisidet anda. Ehk kes soovib seda üks-ühele sessiooni, siis täitke ära vastav informatsioon tagasiside lehel. Pange sinna juurde väike kirjeldus, et mille jaoks, millega te tegelete, mille jaoks tahaksite konsultatsiooni, millistel teemadel konsulteerida. Ja keegi selle endale saab. Et nii lihtne see ongi. Aga kui rohkem küsimusi ei ole, ma korraks tulen siia küsimuste lehtedele, nii tundub, et küsimusi ei ole. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis juba järgmine koolitus on vähem kui nädala pärast, järgmisel teisipäeval ja siis ma küll natuke mainisin siin turundusasju, sest ma lihtsalt olen turundaja, aga kohe turundajate fookus on Keit Talevi koolitus, nipid, tööriistad, tulemused ja tema räägib siis oma kogemusest, oma näidete varal, kuidas turundaja just asjast võita saaks. Ja olgugi, et võib-olla teie ametinimetus on miski muu, siis turundust tuleb meil kõigil teha ja turundusteemadega kõigil kursis olla ja see kindlasti töötab ka persoonibrändi ehitamiseks. Nii et pange ennast kirja, koolitus on täitsa ilma rahata, olge kohal ja enda poolt ütleks veel suur-suur tänu ja ma nii hea meelega päriselt ka vaataks teile otse ja tutvuks teiega LinkedIni vahendusel ehk Marju Sokman, minu nimi, otsige mind üles, saame tuttavaks ja ma hea meelega olen kursis, et mis valdkonnaga ja kuidas täpselt te tegutsete. Aga mina tänan, aitäh, et te olite ja see peaaegu 90 minutit oma lõunapausist AI teemadele pühendasite. Mõnusat eksperimenteerimist. Aitäh!